Täna hommikul astusid plaan B esindaja Urbo Vaarman ja keskerakondlane Jaan Toots Narva linnavolikogu kantseleisse, et end ametlikult linnapea ja volikogu esimehena registreerida. Seal tervitas neid aga praegune volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin, kes ütles, et eilne koosviibimine ei olnud mingi istung, mistõttu seal langetatud otsused on ebaseaduslikud ning neid ei registreerita. Kas ma saan õigesti aru, et seal paberite peal seisab otsus, volikogu otsus? Volikogu otsus, jah. See ei ole volikogu otsus, aga eile ei toimunud. Mihhail Stalnuhhin. Volikogu otsus see on, kuna 16 volinikku ootasid 30 päeva seadused nähtud, et sa kutsuksid kokku. Sa ei teinud seda 31. teisel päevas, 33. päeval, 27. 16 saadikut kutsusid ise kokku. See on volikogu istung. Volikogu kantseleis lihtsalt nad ise aga aru ei saanud, mida nad tahavad registreerida, mida ei taha, hakkasid seal vaidlema omavahel. Ja siis tegi endine volikogu esimees, Stalnuhhin tegi korralduse kantseleile käskirjaga mitte registreerida meie dokumente, mis on enne kuulmatu. Isegi tädi Maali, kui tuleb tänavalt sisse, annab mingi avalduse, tuleb see registreerida. See näitab seda, et ta eirab kõiki Eesti seadusi järjepidevalt. Nüüd on Narvas kentsakas olukord. Ühel ajal on ametis justkui 2 linnapead ja 2 volikogu esimeest. Kuigi kaamerate ees jagati üksteisele kallistusi, siis kinnisukse taga oli vestlus märksa sõnakam. No mina väidan, et Katri Raik on Narva linnapea ja Jaan Toots väidab, et Jaan Toots on Narva linnapea. Ja kui see protseduur jõuab nii kaugele, et toimub dokumentide registreerimine ja volikogu kantseleei peab neid õiguspäraseks, siis arusaadavalt ma lahkun linnapea koha pealt, aga praegu lihtsalt minema jalutada ma ei saa, sest praegu oleme ametlikult Narva linnapea. Pool tundi rääkisime ja siis lõppes niimoodi, et Katri Raik küsis, kas ma nõuan tema kabinetti. Mina ütlesin, et mina ei nõua midagi, mina lihtsalt tulin siia tööle ja Katri pakkus siis vastuskabinetti mulle ja mina asun praegu linnapeana tööle. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta ütles täna meedias, et seaduse silmis on Narva linnapea endiselt Katri Raik. Justiitsministeeriumi ametlik seisukoht on see, et volikogu enamus võib tõesti teha ettepaneku istungi kokkukutsumiseks, kui nad ei tohi seda ise korraldada. Rääkides Riigikohtu lahendist, millele viitavad Narva opositsiooniliikmed, ütles Pakosta, et tagada volikogu töö toimimine võivad liikmed tõesti pidada ilma esimeheta istungit, kuid sellist äärmuslikku olukorda Narvas täna ei ole. Katri Raiki sõnul ootab ta täna õigusselgust. Tulgu see tema pärast kas Justiits- ja Digiministeeriumist, õiguskantslerilt või kohtust. Seni jätkab ta oma igapäevast tööd. Sama kinnitab ka Stalnuhhin, kes pole võimumängude tõttu oktoobris saati volikogu esimehe töö eest isegi palka saanud. Teades, kellega on tegemist, ma juba sülitasin selle palga peale. Praegu on põhimõtte küsimus. Praegu pürgivad võimule inimesed, miks nad nii aktiivsed on, miks nad püüavad seda teha ilmtingimata, mida varem, seda parem. Sest iga kuu, mis nad veedavad veel opositsiooni rollis, nad kaotavad umbes 70 kuni 80 000. Need on need palgad, mis nad ise endale on juba määranud. See kohe naerma. Tähendab, mina julgen päris väga ülbelt veel öelda, ma võin ilma rahadega töötasin. Tähendab, ma ei ole seda kunagi taga jäänud ja kui nad räägivad mingi palgad tõstmisest, jah, see on häbematult väike palk linna peal, sellepärast mul ei ole suurt vahet, kas on see 4000 või jään sellest ilma. Kiire oli sellepärast, et linn seisab. Ma soovitan härra Tootsile ennast siis ka, kui ta on ainult volikogu liige linna asjadega ennast kursis hoida. Me töötame kiiresti ja püüame töötada võimalikult hästi, nii et kindlasti ei saa linnavalitsust süüdistada tegevusetust, päris kindlasti ei saa. Ja kui ma seda täna härra Tootsile rõhutasin, siis ta tegelikult jäi ka minuga nõusse.